Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Tehnoloogia areneb kiiresti ja tihti võib juhtuda nii, et seadused ei jõua järgi. Antud eelnõu muutmise eesmärk on muuta keskkonnatasude seadust, et tagada võrdsed keskkonnamõju hindamise alused olukorras, kus maismaa tuulikute tehnilised parameetrid, kõrgus ja võimsus on jõudnud meretuulikute tasemele. Praegune mõjuala regulatsioon on 250 meetri kõrguste tuulikute puhul kõigest 3 kilomeetrit ja see on maismaal. Sama suurte parameetritega tuulikute mõjuala merel on 20 kilomeetrit. See ebaloogika tulebki kõrvaldada ja selle eelnõuga muudetakse, et ka maismaal olevad tuulikud, mis on 250 meetrit kõrgem, et ka nende mõjuala oleks sarnaselt meretuulikutele 20 kilomeetrit. Aitäh! Head kolleegid, täna hommikul, kui ma tööle tulin natuke varem kui tavaliselt, jälgisin väga huviga, mis nägudega inimesed tulevad tööle. Ja ma võin kätt südamele pandes öelda, et kuskil 1/3 nendest oli hästi uniste nägudega. Ja eeltoodust siis ma esitangi eelnõu selle kohta, millest on palju räägitud nii Eesti kui Euroopa tasemel, et Eestis lõpetataks kellakeeramine suveajal ja talveajale mineku osas. Miks seda vaja teha on? Küsimus on selles, et paljud uuringud on kinnitanud seda, et tegelikult kellakeeramine mõjub väga harvasti inimese tervisele, samuti põhjustab kellakeeramine segadust ka transpordis ja tööaja arvestuses ja sündmuste registreerimises, kusjuures kella tund aega edasi keerates ei saa teel olev transport püsida ka graafikus. Need on need tõsised probleemid ja asjad, aga kõige tähtsam on ikkagi see, et inimeste tervisele mõjub kellakeeramine äärmiselt halvasti. Ja on tuvastatud ka uuringutega, et see põhjustab südame-veresoonkonna ohtlikke häireid, meeleoluhäireid, liiklusõnnetuste kasvu ja akadeemikute seisukoht on selline, et kellakeeramine tuleb lõpetada ja tuleb kasutada vööndiaega, millega inimese bioloogiline rütm on evolutsiooniliselt kohandatud. Ehk siis, nagu ütles üks vanem meeshärra kellakeeramise kohta, et kui sa lõikad tekil ühe otsa jupi maha ja õmbled selle alla otsa, ega siis tekk sellest pikemaks ei lähe. Aitäh! Aitäh, härra eesistuja! Mõtlesin, et kasutan seda vaba mikrofoni selleks, et natukene selgitada seda, mis toimub maailmapoliitikas. Meie meediat ja meie propagandat kuulates jääb mulje, et kõik keerleb maailmas ainult ümber Ukraina ja Ukrainale tuleb anda lõputut abi, ükskõik kui vaeseks see meid teeb, ükskõik kuivõrd see meid slaavlastega üle ujutab, ükskõik missugused on selle tulemused või selle mõjud maailma rahule. Tegelikkus on täiesti teistsugune. Ma toon näite ka sellest, et praegu toimub Taškendis rahvusvahelise parlamentidevahelise ühenduse kohtumine ja seal ei ole Ukraina teemat mitte ühegi foorumi päevakorras. Seal neid foorumeid on erinevaid, on töögruppe erinevaid ja on ka loomulikult teatud piirkondlikke gruppe. Meie kuulume sellesse nii-öelda 12. Euroopa alagruppi ja isegi selles 12. Euroopa alagrupis Ukraina teema ei ole päevakorral. See ajupesu, mis meil käib siin, see sõjapropaganda, mis meil käib siin, ja muide, olgu see öeldud,
sõjapropaganda on meil põhiseadusega keelatud. Kogu meie valitsus peaministriga eesotsas teeb meil seadusevastast, põhiseaduse vastast sõjapropagandat. See on kriminaalne. Aga noh, Eesti on meil, nagu me just äsja kuulsime justiitsministri suust, õigusriik. See on loomulikult jutumärkides. Ja mis siis tegelikult maailmapoliitikas toimub? Tegelikult toimub maailmapoliitikas tohutu murrang. Ma arvan, et see murrang on suurem kui see, mis toimus külma sõja lõpul. See murrang tähendab kõikide seniste tabude kustutamist. Sisuliselt keeratakse maailmapoliitikas taksomeeter nulli. Senised liidud, senised rahvusvahelised organisatsioonid, senised lepingud kaotavad oma tähtsuse ja kaovad mõned kiiremini, mõned radikaalsemalt, mõned aeglasemalt, mõned lihtsalt loomulikku surma surres minevikku. Ja see on see, millega me peame praegu juba palehigis kohanema, aga meie poliitiline juhtkond keeldub sellega kohanemast. Keeldub sellega kohanemast. Kui me korraks fokusseerume veel Ukrainale, siis Ukraina on selle uue kujuneva jõudude tasakaalu seisukohast üks kokkuleppe kohti, üks ettur. Ja miks seda etturit praegu siin niimoodi malelaua peal edasi-tagasi liigutatakse? Põhjus on ju väga lihtne. Ameerika Ühendriigid näevad uut maailma multipolaarse maailmana ja selles multipolaarses maailmas ei ole ka kõik mängurid võrdse tasemega. Nad ei pea näiteks Venemaad endaga võrdseks mänguriks, küll peavad aga Hiinat endaga võrdseks mänguriks. Nad ei pea Indiat endaga võrdseks mänguriks, peavad aga Indiat siiski oluliseks mänguriks. Nad ei pea islamimaailma oluliseks mänguriks, aga islamimaailma tervikuna peavad nad siiski uues maailmapoliitikas teatud ulatuses mõju avaldavaks mänguriks. Ja nii me võiksime tuua veel ka Ladina-Ameerikast siin, eelkõige Brasiilia esile, võiksime tuua esile Aafrikast, Mustas Aafrikas Nigeeria eelkõige, Põhja-Aafrikas Egiptus eelkõige. See on multipolaarne maailm ja selle multipolaarse maailma malelaua malendite paika seadmine ja käikude tegemine nii, et see ei purustaks malelauda ja ei põhjustaks maletajate verist omavahelist kaklust. See on see poliitika, mida ajab praegu Donald Trump ja tema administratsioon. Euroopa selles konstellatsioonis ei mängi rolli. Euroopa Liit laguneb. Tollid, mille üle praegu tohutut kisa tõstetakse, on Donald Trumpi poolt ju sisse seatud mõnes mõttes äärmiselt mõnitavalt. Kui võtame nii, et baastollid Ameerika kaupadele Euroopas on 20%, siis eurooplastele kehtestati kõigest 10%-lised. Aga Euroopa nutab, halab, karjub, kaebleb. Eesmärk on ju tollivaba maailm ja eesmärk on Euroopa Liidu lammutamine, et Euroopa väikeriikidega, kellede hulka kuuluvad ka Inglismaa, Prantsusmaa ja Saksamaa, omavahel kahepoolselt asju ajada. Ja teiste riikidega samuti omavahel kahepoolselt asju ajada. Sellest kõigest peaks aru saama. Aga seni, kuni inimestel on kott peas ja nad jooksevad järjekindlalt peaga vastu seina ja räägivad, et selles on süüdi Donald Trump, ei ole võimalik sellest paradigmast välja tulla. Nii et lugupeetud Riigikogu liikmed ja avalikkus laiemalt, süvenege, lugege peale Eesti masendavalt lolli propaganda ka seda, mida kirjutavad teiste maailma riikide ja erikeelsete riikide väljaanded. Aitäh! Aitäh, härra eesistuja! No, ma ei saa varjata, et Hiina on olnud aastakümneid tsivilisatsiooni, kultuuri ja ajaloo poolest üks minu lemmikuid. Olen seda riiki uurinud, natuke tunnen, olen seal käinud, aga ühtlasi olen ka kogenud seda, kuidas töötab Hiina luure. 90. aastal, kui ma käisin esimest korda Hiinas, siis Hiina luure töötas väga primitiivselt veel.
aga ei olnud ka veel mobiiltelefone nii massiliselt kasutuses nagu tänapäeval ja kõike seda uut tehnoloogiat, digitehnoloogiat, rääkimata tehisintellektist. Aga sellest hoolimata kasutas oma kolossaalset inimressurssi, ma ütleksin ise oma kogemuse põhjal, et tõesti mõttetult. Mida oli sellel Hiina luurel nii väga mind jälgida päevast päeva igal pool, kus ma käisin, mida ma turult ostsin, mida ma kuskil sõin, mida ma mingisuguses, ma ei tea, pidžin viipekeeles kohalike inimestega mõtteid vahetasin. Minu meelest täiesti mõttetu. Aga seda nad tegid ja väga usinalt tegid. Nüüd on loomulikult olukord hoopis teine. Digiajastu on Hiina luure viinud meile igale ühele koju. Ja Eestis on väga võimekas ja suur Hiina luurekeskus. See tegutseb nii inimtööjõudu kasutava vanamoodsa luure asutusena kui ka loomulikult digiluurekeskusena. Ja ma võin teile öelda ka, kus see on. See on Keskturu juures, seal, kus Liivalaia tänava ääres on see, vabandust, see ei ole Liivalaia, see on Juhkentali tänav. Juhkentali tänava ääres on see nii-öelda natukene Hiina stiilis maja, mis on müüriga piiratud. Ja selle lahkelt Eesti Vabariik kinkis 90. aastate teisel poolel või 2000. alguses kuskil Hiina riigile. Ja ma ütlesin, ärge tehke seda. Ma olin siis veel Välisministeeriumi suhteliselt kõrge ametnik, mis suhteliselt asekantsler olin. Ja ütlesin, ärge tehke seda. Ärge andke neile. Ärge andke enne, kui me oleme saanud Pekingis oma saatkonnale vähemalt krundi, kui mitte maja. Ei, Eesti on ju impeerium nii suur ja nii suuremeelne, et me andsime ära neile nii saatkonnamaja, kui ka andsime ära selle nii-öelda kaubanduskeskuse, mis on praegu luurekeskus, ja kaubanduskeskuse kattevarju all muidugi. Ja vastu ei saanud midagi. Vaat niimoodi suurriigid oma diplomaatiat ajavad. See on Eesti diplomaatiale äärmiselt tüüpiline. Äärmiselt tüüpiline. Ja nüüd, kui me kuulasime arupärimise vastuseid ministrilt, siis me saime ka teada, et minister on absoluutselt ebakompetentne nendes konkreetsetes küsimustes. Ja see on kahetsusväärne, sest suur vastasseis ei ole mitte kuskil keskusega Ukrainas, vaid suur vastasseis on Ameerika Ühendriigid, Hiina. Ja sellest vaatevinklist tuleb mõista kõike muud. Nii seda luuretegevust, kui ka seda, mis toimub Ukraina ümber, kui ka seda, mis toimub Lähis-Idas, kui ka seda, mis toimub Kaug-Idas. Ja selles kontekstis on ülimalt oluline, et me oleksime valitsuse tasemel adekvaatsed ka Hiina luure võimekuse, operatsioonide ja igapäevase tegevuse kontekstis. Aga me ei ole seda. Me ei ole seda. See on ju naljakas lihtsalt, kui lähed Kaapo peamajja, siis seal on mingisugune stendikene või näitusekene väljas, kui mingisugune üks õnnetu naisterahvas on, kes on ka siis Hiina luurajana vahele võetud. See on ju kõik pettemanööver Hiina luure poolt, et ette sööta meile, et me saaksime uhked olla, et näed, meil on ka edusamme. Paljastasime Hiina luure agendi Eestis, aga tegelik Hiina luure toimubki põhiliselt praegu siin küberluurena. Ja nad istuvad meil kõik iga päev siin telefonides. Iga päev kõikides meie nutiseadmetes. Ja teavad kõike. Ja tehisintellekt võtab neile selle kõik ilusti kokku. Ja kui söödetakse sisse vastavad päringud, siis lugupeetud ministri kohta saavad nad kõike teada. Nii seda, mida ta hommikuks sõi, kui ka seda, millal ta tualetis käis. Et see võimekus on kolossaalne. Selle võimekuse pärast on tõsiselt mures ja sellest võimekusest on maha jäänud lääneriigid juba, kaasa arvatud Ameerika Ühendriigid. Mitte ilmasõtta ei ole siin olnud selliseid kisasid, paluks lisaaega. Kisasid aeg-ajalt üles võetud küll Huawei-dega ja küll TikTokidega. Lihtsalt jõud ei käi üle. Hiina võimekus on nii suur. Ja mis siis kokkuvõttes öelda? Kokkuvõttes tuleb öelda seda, et Hiina luure on muidugi väga võimas, aga Hiina luure on ka väga pragmaatiline.
Hiinlased on üldse pragmaatilised. Hiinlased ei võta ette midagi enne, kui nad on kindlad, et nad saavutavad edu. Erinevalt Eestist, kes võtab kogu aeg ette midagi, mille puhul on ette teada juba, et edu ei tule. Olgu siin küsimus mingisuguses miljon mürsus või mingites miljardites Ukrainale või mingisuguse oma sõjatööstuse loomises. Mitte midagi ei tule, sõbrad, välja ju. See on ju kõik tühja õhu võngutamine ja korruptiivne raha kantimine. Hiinlased seda ei tee. Hiinlased teevad, kui midagi teevad, siis teevad ära. Ja kui me toome nüüd konteksti veel ka selle, et elektrooniline luure või siis ütleme digiluure on kõikide tänapäeva luurete, kaasa arvatud Eesti luureagentuurid, igapäeva arsenalis see kõige rakendatav ja kõige kasutatavam töövahend, siis teema on muidugi oluline, aga Hiina luure ei jookse otsitud ja fabritseeritud süüdistustega valitsusi maha Eestis. Eesti luure teeb seda. Hiina luure ei fabritseeri kohtuasju opositsiooniliste saadikute vastu, opositsiooniliste poliitikute vastu, aga Eesti luured teevad seda. Järelikult, lugupeetud minister, pange kõigepealt tsiviilkontroll kehtima ja võtke kontrolli alla meie oma eriteenistused, et meie eriteenistused ei sekkuks poliitikasse, ei juhiks poliitikat, ei paneks poliitikuid paika, ei teeks lakkamatuid infooperatsioone. See on teie esmaülesanne. Ja siis loomulikult tuleb sama tuules minna ka võõrriikide luurete kallale. Aitäh! Ja aitäh, härra istungi juhataja, head kolleegid, head inimesed, kes meid jälgivad. Põhiline motivatsioon vabas mikrofonis ikkagi siia tulla on see, et ei möödu peaaegu päevagi, kui mõni inimene ei tuleks kuskil ligi ja ei ütleks, et Rain, sa ikka jätka seda ja räägi vabas mikrofonis, et seda on huvitav kuulata ja see motiveerib. Ma täna ei vahenda uudiseid maailmast, aga ma mõtlesin, et ma lühidalt adresseeriks kahte teemat. Kahtlemata on täna geopoliitiline olukord maailmas selline, kus on palju muutusi, nii juba toimunud kui toimumas, ja väikeriik kindlasti selles valguses peab olema eriti tähelepanelik ja oskuslikult navigeerima. Ja selles valguses ma tahakski rääkida kahest asjast, mida nii Euroopas kui Eestis peaks väga tõsiselt hakkama silmas pidama. Kõigepealt võiks paika saada prioriteedid. Meil siin räägitakse eriti peavoolumeedias sellest, et on äratuskell tirisenud ja Euroopas kõik saavad aru, mis situatsioon on, aga kui ma kuulen iga päev või loen uudiseid, siis mulle tundub, et see situatsioon on selline, nagu teinekord hommikul ärkad üles, väljas on juba valge ja saad aru, et ei kuulnud äratuskella. Et minu arust nii Euroopas kui Eestis on see asi niimoodi läinud. Mõned näited, kõigepealt see, et nullheite ja ressursikasutusest lahti seotud majanduse loomise utoopia elab edasi nii Euroopas kui Eestis. Minu arvates see on nüüd esimene koht, kus tuleks siis selgelt saada aru, et praegu on prioriteediks julgeolek, riigikaitse ja lõpetada ära oma majanduse hävitamine ja tegeleda õigete asjadega. Kui me tuleme Eesti juurde, möödunud kolmapäeval kuulasin Vikerraadiot, seal rääkis Rahandusministeeriumi ametnik, ma ei siin tsiteeri täpselt, aga võtan kokku tema jutu. Ta rääkis, et Euroopa uuenenud reeglite järgi me saaks Euroopa rahadest isegi kuni 500 miljonit panna riigikaitsesse, aga me ei saa seda teha, sest me peame raudteed elektrifitseerima ja Rail Balticut edasi ehitama. Ma kuulan seda juttu ja mõtlen, et ei ole aru saadud, et julgeoleku küsimus on tegelikult tõsine. Läheme edasi, homme tuleb Jürgen Ligi siia meile sookvoote kehtestama. Jälle ülimalt jutumärkides prioriteetne tegevus. Ja Andres Sutt loomulikult lubab, et tuuleenergiat tuleb edasi arendada, kliimaseadus tuleb valmis teha ja nii edasi. Kui me kõik selle jaburustega tegelemise ära lõpetaks ära ka igasuguste ideoloogiliste MTÜ-de rahastamise, siis ei peaks me meeletult makse tõstma, laenu võtma, aga meil ikkagi tekiks raha, et seda paigutada riigikaitsesse. Ja teine küsimus, mis on sama oluline, on see, et tegelikult meil ongi vaja professionaalset diplomaatiat. Aga ka siin, kui me vaatame seda, kuidas terve hulk koalitsioonipoliitikuid väsimatult kirub ja kritiseerib ja sõimab
Ameerika Ühendriikide administratsiooni, siis see kindlasti ei ole mõistlik tegevus. Ja väikese sellise võib-olla amüsantse faktina, aga mis samuti mind väga kurvaks tegi, hiljaaegu käis Euroopa Liidu asjade komisjonis külas Prantsuse parlamendi delegatsioon. Ja mitte ainult Euroopa Liidu asjade komisjoni juht Peeter Tali, vaid ka mitmed seal reformierakondlastest liikmed olid väga kriitilised, et prantslased räägivad prantsuse keeles. Aga prantslastel oli isegi tõlk kaasas ja eestlased said rääkida eesti keeles ja prantslased prantsuse keeles ja see on täiesti normaalne diplomaatilise suhtlemise viis. Aga kui meil kujundavad poliitikat inimesed, kellel isegi sellised nagu baasvõimekuses ei ole suutlikkust aru saada, kuidas peaks diplomaatias käitutakse, ma ütleks sellisel tasemel nagu lasteaia lapsed liivakastis, siis see tegelikult on riigile ohtlik. Nii et ma kutsun üles koalitsiooni väga tõsiselt ennast kokku võtma. Ja lõpetuseks ütlen seda, et kusagilt kaugelt ei ole vaja eeskujusid otsida. Vaadakem näiteks soomlasi ja nende tegevust. Nagu öö ja päev võrreldes Eestiga. Aitäh!